Lauri tripib maailmas, üks vahva päev sõpradega. Kui mina Tarvinisse jõudsin, olid poisid juba autorendis uue autoga mind ootamas. Rendiauto Hyundai i30 ei ole kindlasti see masin, mis sind kiirendusel istmesse tõmbaks, kuid see on parem kui mitte midagi. Suurepärane auto su 13-aastasele pojale või pensionärist emale. Auto käes ja tuju hea ning sõit võis alata. Põrutasime esimese suurema kaubanduskeskuse poole, kus tee peal tegime mõned totakamad pillid, kõht täis rämpstoidust ja edasi tuli loomulikult meil. Poes olid poistel mured erinevad. Kes tahtis kaabut, kes tahtis väikest kotti, kes tahtis suurt kotti, kes hoppis endale kindaid. Maksmine käis muidugi ultramoodsas iseteeninduskassas. Kui need seinad suudaks rääkida, nad vaataks nii mõnegi loo. Davai, aitab. Sõidame loodust vaatama, aga ega see shoppamine pole just lihtne tegevus üksele mehepürakale, nagu meie oleme. Võtab ka tugevamal mehel jalust nõrgaks. Nagu näha, siis ilmaolud, need muutusid seal ikka umbes iga 15 minuti tagant. Kord saadas paduvihma, siis oli päike, kord saadas paduvihma, siis oli päike. Aga me ei lasknud sellest ennast häirida, meil oli väga mõnus olla. Sõit poistega jätkus Litchfieldi looduspargi poole, kus lootsime näha siis ka näiteks termiitide kalmistut, suuri termiidipesasid, elus esimest korda näha koske, pikad trepid, väga põnev, looduslik bassein Kose ääres ja ütleme ausalt, mina esimest korda elus nägin sellist asja ja sai seal kohe kõvasti ringi uudistatud ja tehtud ka loomulikult oma esimene suplus looduslikus basseinis, mis oli päris meeliülendav. Ja vaadake seda koske, lihtsalt uskumatu. Ma ei teadnud, et see Austraalia nii ilus on. Uskumatu, nii ilus. Liiga palju, liiga ülbeid kärbseid, uskumatu. Krokodillipoiss. Pigem ikkagi väldin igasuguseid usse ja sisalikke ja mingid siuksed romavaid asju. Lauri, kui sa nii hirmsaid loomi vaatad, kas sa oma koduloomaks võtad kindlalt kassi või? Ei, kassi ma ei taha, ma olen koera, aga sellel on täpselt nagu koera nina. Nii, see on siis krokodill, mis ujub põhimõtteliselt minu tööpaadi ümber, kui ma tööd teen. Ja see vana kasvab 6,3 meetri pikkuseks. Sellega küll koksaada ei taha. Neil, kel oli huvi, plekki ja viitsimist, said ka krokodilli lähedalt pleksiklaasist tünnist vaadata. Kõik toredused nähtud, linna tagasi ja loomulikult õhtusöögile, sest kõht oli meeletult tühi. Ja palun väga, killuke õhtust Tarvinit teile. Ei ole just eriline Hollywood, kuid parem ikka kui lumine Eesti. Aitäh vaatamast!